Õpetan koostööõpetust ja seal me siis keskendumegi eelkõige suhtlemisoskuste arendamisele, mille tulemusele siis teemegi läbi koostöövestluseid. Ja ma annan õpilastele siis tööriistad, mille abil nad saaksid seda võimalikult valutult teha, sest me räägime ikkagi probleemvestlustest. Teoreetilist osa ja selliseid ülesandeid, mida nad peavad individuaalselt lahendama, selle edasiandmine ei ole absoluutselt mitte mingisugune probleem. Raske on just see osa, kus nad peavad koostööd tegema. Ma eeldan, et nad teevad koostööd, ehk siis mul ei ole seda ülevaadet, millest nad räägivad, mida seal toimub, ma ei saa neid toetada nii nagu klassiruumis, see on ainuke miinus. Hästi meie distantsõppesüsteemis on see, et meil on reaalajas tunnid ja kõik toimub tunniplaani alusel. See toetab hästi nii õpilast kui õpetajat. Samuti meeldib mulle see, et meil on konkreetsed platvormid, mida me kasutame, näiteks nagu Drive või Meet või Studium, ja mis ei tähenda, et teistele õpetajatel ei ole veel mingeid muid ekstra programme, aga need on need põhilised ja see annab sellise hea turvatunde meile kõigile. Kontaktõppest igatsen kõige rohkem just seda õpilaste energiat, mis nad loovad klassiruumis ja seda, et ma saan nendega silmast silma rääkida ja suhelda.